oma salvestuse taas ja nii, ja mul on au nüüd siis kutsuda siia ette oma hea kolleeg ja sõber Tiiu Kuurme, kes täna erinevalt sellest, et ta on viimastel kuudel olnud sunnitud tegema päris valju häält ja kes on tõeliselt mures küll meie haridusajakirjanduse ja ka hariduselu kui terviku pärast, siis täna on tulnud siia selleks, et rääkida üdini positiivsel teemal ja see on õnnelikud koolid. Tiiul oli suurepärane võimalus oma kolleegi Eda Heinlaga teha siis üks selline uurimus, mida küll nüüd kahjuks eestikeelsena saada ei ole, seonduvalt meie hariduse eripärast, aga millest siis Tiiu nüüd räägib lähemalt. Ole hea, Tiiu. Siia saab edasi. Kust me edasi saan? Siit. Praegu ei ole vaja veel. Aha, pane tagasi. Last jälle tagasi. Ja siis, kas ta on jagatud ka share? Jah. Ta on jagatud. Pane tagasi algusse. Hea publik, maakoolide teema on mul südames, sest ma ise õppisin põhikooli aegu Koeru koolis ja sealt jäi meelde kevadel õhn, varakevadised küntavad põllud, lõakaste laul ja koolipark, mis oli triiki täis, sinililli, sõbralik õhkkond ja rahu sellest kandist. Ja siit edasi need mälestused jäävadki sinuga kogu elu kaasas käima, mis kunagi oli lapsepõlves. Ja nüüd kõigepealt siis seesama müstiline hariduse kvaliteedi mõte, et ma olen ka selle peale ikka mõelnud, et mida kõike selle alla siis arvatakse, selle müstilise argumendi alla, mille nimel võib siis sulgeda koole. Ja mul oligi laua peal Õpetajate Leht 11. märts, artikkel ministeeriumi ametnik, hariduse kättesaadavust ei tohi tagada kvaliteedi arvel. Millise kvaliteedi arvel ja milline on nende laste elukvaliteet, kellele haridus jääb kättesaamatuks. Mis on üldse haridus? Meie ametnike silmis korduvalt kohtun olukorraga, kus haridusminister kasutab hariduse mõistet kohamääruse tähenduses ja ütleb, et alusharidusse sisenes nii ja nii mitu Ukrainast. Nii et see on nagu kamber, kuhu sisenetakse, kohamäärus. Ja nüüd minnes edasi mõtisklustega hariduskvaliteedi teemal, siis lihtne rohkem kui 100 aastat tagasi teada olev äratundmine, et koolis üksi ei õpita, koolis elatakse, iga kool on ühtaegu ka elukool ja koolis saadavad kogemused kujundavad inimest, kes sealt ühiskonda astub. Nii et siit on põhjust ju küsida hoopis avaramalt kui mingite näitajate alusel, et mis teeb kooli heaks, mis on koolis tähtis. Ja tänapäevastes lääne ühiskondades ongi inimese, nii õpetaja kui õpilase elukvaliteet koolis omaette väärtuseks. Tões ja vaimus tegeldakse heaolu mõistega, heaolu esindatus siis hariduse valdkonnas ja tegeldakse ka õnnelikkuse uuringutega. Ja niimoodi ongi juba jõutud konsensusele, et koolis peaksid inimesed, kes seal käivad, olema õnnelikud või vähemalt peaks neil olema õnnelootus kuskil silmapiiril.
Ja kui siit edasi küsida, et mida siis õnnelikkuse all mõelda, kas seda, et meil on toredad lugemispesad on koolis või seda, et me vähendame kogu aeg, laseme latti allapoole ja tahame ära kaotada eksamid, laseme 1 punktiga noored läbi riigieksamist. Aga siit viide positiivse psühholoogia loojad Seligman ja Csikszentmihalyi eristavad lihtsalt meeldivat olemist ja jõudeolekut ja sellest, mis pakub tõelise õnnetunde, kõrgemat laadi naudingud. Ja kõrgemat laadi naudingud tähendavad pingutust, tähendavad arengut, tähendavad enda proovile panekut, piirisituatsioone, millegi suurema saavutamist. Ja nii võib järeldada, et õnnelikkus on pigem vaimse koega kvaliteet. Õnnelikkuse rahvusvahelistes uuringutes elavad eestlased järjepanu mitte eneseteostusväärtustes, vaid ikka ellujäämisväärtustes. Eneseteostusväärtused tähendavad, et on vaja, et saadavad seda elu eksistentsiaalsed hirmud ja tundub praegu, et paljude maakoolide pered elavadki eksistentsiaalsetes hirmudes. Nad ei tea, kas neil on homset päeva. Ja koolide kinnipanijate jaoks ei ole argument, et äkki tehakse seal koolis suurepärast tööd, äkki ongi seal koolis olijad õnnelikud ja saavad kaasa selliseid elukogemusi, millega muuta terve ühiskond paremaks. Aga just siit tuleks alustada, kui me mõtleme, milline võiks olla ühe kui teise kooli saatus. Ja mind saadab küll küsimus, et mis saab lastest, kellelt võetakse ära nende kool või kellele need koolid jäävad ikka väga kaugeks käia. Ja niisiis hariduse kvaliteet tänapäevases tähenduses peab hõlmama ka eri osapoolte elukvaliteeti õppeasutustes. Ja me räägime tulemustest, aga tuleks ümber mõtestada, mis on noore inimese koolis veedetud aastate tulemus. Ja praegu räägitakse riiklikul tasandil, tulemuseks on vaimse tervise probleemid, mis on muutunud massiliseks. Muidugi ei ole need koolis veedetud aastate tulemus, aga koolis käimisega väga paljudel kaasnevad taolised probleemid. Koolis kujunenud väärtuskeskkond mõjustab vägagi seda, mida koolis õpitakse, milliseks kodanikuks saadakse, millist ühiskonda kujundatakse hiljem. Ja selles mõttes, et kas ja kuivõrd need, kes otsustavad koolide üle, küsivad selle järele, millised on olnud kooli saavutused pedagoogilises plaanis, mida teevad selle kooli õpilased hiljem ja mida on seal õpitud inimeseks olemise kohta selles või teises koolis. Ja siit tahaks meenutada Ülo Vooglaiu mantrana korratud väidet, et meie ühiskonnas tuleks taas sisse viia kompetentsuse printsiip ja personaalse vastutuse printsiip, eriti nende jaoks, kes teevad kuskil otsuseid. Praegu tundub neid printsiipe kohtab otsuse tegijate seas ikka järjest harvem. Ja siin siis edasi, need asjad ma juba jõudsin ära rääkida. Ja kui me paneme siis koolid elama ellujäämisväärtustes, tundma nad eksistentsiaalseid hirme, mille lahenemine ka veel oma tahtest ei sõltu, sest võim ja vägi on kuskil mujal, siis need kogemused, mis kaasa saadakse, võivad olla jõuetus, ebakindlus, kurbus, pettumus oma riigis. Inimesele peab kõikjal jääma võimalus luua ise oma elu. Kas on üldsusele teada näiteks, et Eestis on juba üle 700 koduõppel õppiva õpilase ja küllalt paljude motiiv jääda koduõppele ongi see, et kodu kättesaadavuse ulatusest on kadunud lastel kool ja vanemad on olukorras, et jätavadki lapsed koduõppele. Siin viitan tagasi Tõnu Otsa maakoolide teemalisele artiklile. See ilmus 16. mai Postimehes, pealkiri "Kool on ühiskonna lapsepõlv".
Ja seda teksti saab igaüks siit ise lugeda. Need on märgilised sõnad. Tegu on auväärse vana koolimehega, psühholoogiga, kes aktiivsena tegutseb kuni tänase päevani. Ja kes on praegu tunnistajaks, kuidas Läänemaal, tema kodukandis Lihulas, kaotatakse ära gümnaasiumiastet ja sinna valda, kus ta elab, ei jäägi mitte ainsamat gümnaasiumi ja põhikoolides osas kaotatakse ära siis põhikooli ülemine aste. Nii et ümberkaudu jäävad siis mõned 6-klassilised koolid. Kas nii me olemegi haritud rahvas või kuidas? Õnneliku kooli võtmemõisteid on 2, millega on tõsiselt kaua tegeldud maailma teaduskirjanduses ja mille kohta on ka palju huvitavat teada saada. Aga see, mida teada on saadud, seda me oma südames tunneme ja teame kõik ka ise. Mis siis on need koolikultuur ja koolikliima? Koolikultuur on see vaimne olemine, milles koolis ollakse. Väärtuseline keskkond, arusaamad, uskumused, normid, töökorraldus ja koolikliimas saab see kõik kogetavaks. Koolikliima peegeldab siis osaliste kollektiivset enesetunnet, koolikliima väljendab kooli tervist, kui eluterve on kool. Kõik tahavad käia eluterves keskkonnas, keegi ei suuda kaua vastu pidada, kui keskkond on haige. Koolikliimat on kirjeldatud kui kooli südant ja hinge, tuuma, mis paneb asjaosalised kooli armastama. Ärme alahinda emotsionaalset komponenti oma koolisse suhtumisel. Ja uuringute järgi siis õpilaste saavutuste paranemine toimub positiivse professionaalse kultuuriga koolides. Kultuur aga teadupärast on midagi sellist, mille nimel tuleb iga päev toimetada ja tegutseda. Nii, kui me jääme puhkama ja ei tegele enam kultuuriga, mis on ju inimühiskondade looming, nii algab kohe ka allakäik. Ja koolikultuur tähendab ka pidevat tegelemist selle nimel. Heas koolis püütakse koolikultuuri kaudu luua hea koolikliima. Millest siis koolikultuur väljendub? Koolikultuur, nagu öeldud, on siis vaimne ja töökorralduslik ala, mis on igas inimorganisatsioonis. Siia kuuluvad veendumused, jagatud uskumused, arvamused, väärtused ja ka ambitsioonid, eesmärgid, tulevikutaju. Ja kui meil on põhjust küsida, kus me kohtame autoritaarset, kus kohtame demokraatlikku koolikultuuri, see on sügav veelahe, mis on nende vahel. Koolikultuur kujundab siis kooli üldist mentaalsust ja vastavuses sellele siis teevad õpetajad ka tööd, kas õpetajate toas valitseb elav avameelne vestlus ja on imearmas, kuidas Waldorfkoolide õpetajad kogunevad igal neljapäeval, et rääkida läbi omavahel usalduslikult olnud koolinädal, kõik probleemid, tulevane koolinädal, kusjuures neil on ka veel aega musitseerida, laulda ja maalida selles neljapäevases kokkusaamises. Igal koolil on ka omad sümbolid, müüdid, rituaalid, see kuulub inimkultuuri juurde. Just see teeb koolist, minu kooli, ainsama taolise maa peal ja just selliste asjade tõttu on mu kooli aastaring mitmevärviline. Ja nüüd minu jaoks midagi väga olulist. Kui me deklareerime, et meie ühiskond on demokraatlik, siis tuleks koolikultuuri teadlikult ka demokraatlike väärtuste suunas juhtida. Ma ei tea, kas see niimoodi on. Küll on kuulda, et autoritaarset juhtimist on ikka väga palju ja on ka näha, kuidas igasuguste otsuste tegemisel on kõige viimased need, kellelt küsitakse selle otsuse kohta, on õpetajad ja lapsevanemad. Nii et suur otsustamine käib üle õpetajate peade, aga õpetajatel on nii mõndagi arukat öelda. Siin on siis koolikultuuri sisu
ja mille nimel me iga päev tuleme kooli, see loob seda sisu. Miks me sinna läheme üldse? Ja kui selleks on see, et saada oma palgatöö eest palka, siis see asi väga ilus ei ole. Koolikultuuri vormid on need, mis loovad elukvaliteeti. Töökorraldus, teadete edasiandmise viisid, kes mille eest vastutab, kuidas õpetatakse, kuidas on ruumide ja aja jaotus ja sisustus ja nii edasi. See on see koolikorralduslik pool. See annab vormi sellele, milline sisu sünnib. Koolikliima on tunne, üldine tundetaust. Kas õhkkond on hea või rusuv, toksiline või neutraalne, innustab või tekitab passiivsust, kas tunded üldse on lubatud ja kuidas tunnetega ringi käiakse koolis. Hirm on ka tunne ja hirmust on palju kirjandust ja uuringuid, see on suurim lootuse ja teovõime röövija, nagu öeldakse. Ja nüüd kooli atmosfäär tähendab ju ka suhteid. Ja suhetest rääkides tuleks siin eristada inimsuhete ala, kuidas me omavahel suhtleme ja oleme. Aga teine pool on, kuidas me suhtume asjadesse, milline on meie suhe asjadesse. Mul eile lapselaps lõpetas Keila Waldorf kooli ja tema ema esines lastevanemate poolt kõnega. Ja mulle jäi väga meelde üks seik, kui ta ütles, et laps ei rääkinud kodus kunagi, et mulle anti ja nii palju õppida, et ma pean ära õppima selle homseks. Laps rääkis, ma pean sellega veel tööd tegema. See on väga olemuslik vahe, see on suhtumise küsimus, kuidas laps suhtub sellesse, millise pagasiga ta homme kooli läheb. Ja suhete maailm on teadupärast väga lai, väga komplitseeritud, õnnestav ja valuline ja kas inimesed julgevadki olla avatud või on nad suletud. Ja kuna meie ühiskonnas salastatus igas plaanis aina kasvab ja kasvab, igasugused andmed siis on, enam sa ei pääse kuhugi ligigi õieti, siis võib rääkida, et hirmufoon on ikka väga tugev ja ootus sellele, et sinuga võib juhtuda midagi halba, kui sa kuskil midagi ütled või mõtled, see hirm on täiesti olemas. Ja siit, kas teine inimene on sulle roll või isiksus, kui ta on roll, kui ta on vahend, siis võib rääkida instrumentaalsetest suhetest. Kui laps tunneb, et ta on instrument, nagu ühes minu kunagises uuringus laps kirjutab, et ma olen kooli jaoks liikuv pearaha, siis ta hea tundega sinna majja ilmsesti ei lähe. Kas suhtlemine on rikas või vaene? Kuivõrd on huumorid koolis? Huumor on imeline elujõu tekitaja. Millegi pärast viimastel aegadel tahaksin sattuda sinna, kus visatakse head nalja. Aga see kunagi oli, ma ei tea, kas ma ei satu õigetesse kohtadesse, aga sellist head huumorikeskkonda kohtab järjest harvem. Ja veel, kas olulistest asjadest saab koolis rääkida? See on usalduse küsimus. Kui ei saa rääkida olulistest asjadest, siis ei saa leida ka lahendusi, siis kogunevad pinged ja kokku plahvatus. Õnnelik kool kujuneb heas koolikliimas. Ja selline kliima soosib rahulolu, tasakaalu, säästab kõigi osapoolte energiat vaimseks tööks. Siin sisalduvad normid, väärtused, ootused ja inimene tunneb ennast lihtsalt hästi ja ta säästab oma energiat kemplemiselt ja hirmudelt enesearenguks, vaimseks tööks, heade ideede loomiseks. Heas koolikliimas siis seesama kahjuks ära kulutatud sõna on inimesed kaasatud ja respekteeritud. Kaasamise sõnale tundub, on tehtud liiga, see on devalveerunud meil. Hea koolikliima eeldus on usaldus. Õhkkond on hirmuvaba, ma ei pea ehitama barrikaade enda ümber ja tekib koostöövaim, visioonid on koolipere ühine looming. Koolipere, see on õpetajad, õpilased, muud koolis töötajad pluss vanemad.
Ja on teada uuringute järgi, heas õhkkonnas lahenevad probleemid, vähenevad puudumised, kooli ei jäeta pooleli, väheneb kiusamine või kaob sootuks. Tõuseb õpilaste akadeemiliste saavutuste tase ja omandatakse elu võtmekompetentsusi, kõige olulisemaid asju, mis inimeseks õppimine sisaldub. Kuidas luua häid suhteid, kuidas valitseda ja juhtida ja teadvustada oma emotsioone. Sest mulle tundub, üsna palju on meil täna seda, et inimesed ei saa aru ise, mida nad teevad ja kuidas nad mõtlevad. Aga et inimene võiks õppida sellest aru saama juba koolipingis. Lahendama rahumeelselt suhteprobleeme ja samas hea õhkkond motiveerib õpetajaid, kuidas, seda ma kohe näitan teile, tänu meie uuringutele. Ja hea tujuline motiveeritud õpilane on täis indu, loovat vaimu ja see mõjustab õpilaste õppimist. Siin heaolu kirjeldustes pakutakse 3 mõistet. Kõigepealt seotus, ma kuulun kuhugi. Kompetentsus, ma saan oma võimeid arendada ja rakendada. Ja siin võib öelda, see puudutab nii õpilasi kui õpetajaid ja ka koolijuhti. Autonoomia, saan oma elu suunata ja keskkonda mõjustada. Mul on tegevus- ja valikuvabadust. Ja nagu öeldud, aeg, ruum ja suhted, need on heaolu dimensioonid. Paraku vaimse tervise probleemid on võõrandumise ja üksinduse tulemus väga paljus. Praegu ei ole vististi võimalik pikemalt neil teemadel peatuda. Ja siit küsimus, kas õnnelikud koolid on olemas vaid paradiisis või ehk siiski ka Eestis? Selgus, Eestis on õnnelikud koolid täiesti olemas. Kuidas me nende peale sattusime koos Eda Heinlaga? Eda Heinla juhtis sellist MTÜ-d seal koos kaaslastega nagu Loov haridus. Ja sealt siis kasvas ka üks selline liikumine välja nagu Villevere noorte suvelaagrid, kus ka Aivar on mitu korda käinud ja noored, kellel oli tõsine huvi hariduse probleemide vastu. Ja nendele seminaridele tulid erinevate koolide esindajad ja rääkisid täiesti hämmastavaid asju sellest, mis nad koolides teevad. Me kuulsime seda nagu muinasjuttu, aga nad rääkisid, et nii ongi nende koolis. Ja siis tekkis idee teha uurimistaotlus, et minna uurida, et mis seal päriselt juhtub nendes koolides, et kas see tõesti nii ongi. Ja see õnnestus, niisugune väike pilu oli tollal, ehk õnnestus tõesti instituudist saadagi uurimisraha, enam sellist õnne pole ollagi üleüldse. Ja ka ülikoolis on see kahanenud väga miinimumi, sest teadusmaailm, nagu ta Eestis on kehtestatud ülalt alla, tähendab, et ainult rahvusvahelised uuringud, ingliskeelsed artiklid, suured projektid, nendel on õigustus. Ja nii me teamegi järjest vähem ise oma Eesti koolidest. Ja meie eesmärgid olid siis, milliseid õpikogemusi loevad enda jaoks tähenduslikeks 4 põhikooli 7. ja 8. klasside õpilased. Kuidas nad oma kooli suhtuvad? Saime siis küsimustikud, tegime pikad lahtised lahtiste vastustega küsimustikud, mida lapsed täitsid tõsiselt kaua ja saime vastuseid 139 õpilaselt. Ja edasi, kuidas kogevad oma tööd koolis õpetajad? Olime igas koolis 4 päeva, tegime fookusgrupi intervjuusid, käisime tundides, rääkisime lastega, rääkisime õpetajatega, huvijuhiga. Ja lõpuks nimetasime need koolid õnnelikeks koolideks, lihtsalt muud ei jäänud üle. Hiljem alles kohtusin seal rahvusvahelises kirjanduses, et juba enne meid oli see termin sündinud ja õnnelike koolide teema on täiesti olemas ka rahvusvaheliselt. Ja on siis need koolid, nad on 3 neist on väikesed koolid. Ütleks kohe, kool A on Pärnu Vabakool. Suurepärase õhkkonnaga kool. Siin on need väiksed andmed nende koolide kohta. Kool B on siis Peetri põhikool,
Valglinna kool. Kool C on suur kool. Ja see on siis, mis tollal kogus väga palju tuntust, Kiviõli kool, siis kui me seal rääkisime. Ja see, mida me nägime, see meid tõsiselt üllatas ja ma vestlusest tundus, et see, mida õpetajad räägivad, see ongi nii, see on siiras. Ja kool D on siis Valdorf kool ehk 12 on erakoolid meie mõistes, Aruküla Valdorf kool. Kõigepealt kooli aastaring, see on see, mis ühendab kooliperet aasta jooksul ja mis nõuab väga palju panustamist õpilastelt kui õpetajatelt. Õppekäigud, laagrid, teemanädalad, üritused laiemale kogukonnale ja näidiseks siin Pärnu Vabakooli aastaring. Lihtsalt laske silmad üle, mida üks koolipere suudab teha aasta jooksul. Ja kulminatsioon on kevadine muusikal, mida valmistatakse ette talv läbi ja viimastel aegadel kirjutatakse ise tekst, süžee, muusika, lavastamisabi otsitakse Pärnu teatrilt ja lavastus siis läheb lavale Pärnu teatris ja teatrisse liigutakse rongkäiguga läbi linna. Kool lõpeb perekondade tänupäevaga. Ja kooli siis toetavad Taani Vabakoolide Liit. Ja niimoodi siis ka nad julgevad öelda, et me unistame suurelt, aga siiamaani pole nad suuremat maja endale saanud ikka nende samade rahaliste vahendite puudumise tõttu. Ja nüüd näitaksin teile väljavõtteid õpilaste ja õpetajate tekstidest. Õpilastelt püüdsime me teada saada nende tähenduslike õpikogemuste kohta ja küsimus oli, mida olulist ja head olete te oma koolis õppinud. Seal oli väga palju erinevaid vastuseid, aga tooksin siia teie ette, mida lapsed väidavad, mida nad on õppinud sotsiaalsete suhete vallas, sest suhted on täna märksõnana libisenud meilt siin läbi sotsiaalsete suhete vallas. Ja näete, siin on hoolivus, loovus, teistega arvestamine, sõprussuhted, teiste austamine, koostöö, erinevuste austamine, viisakus. Eriti palju muide nimetasid Kiviõli lapsed erinevaid olulisi asju, ka vene lapsed sealjuures. Ja ka tähtaegadest kinnipidamine, niisugused üldinimlikud kvaliteedid. Laske silmad üle, mis lapsed räägivad sellest, mida nad on koolis õppinud. Laps ütleb, et olen muutunud julgemaks, julgen teistega rääkida. Ja need asjad, mida lapsed kirjutavad, need viivad autentse identiteedi suunal inimest. Ja see võiks olla iga inimese soov saavutada oma autentne identiteet, siis ma leian üles ka oma sisemised jõuvarud. Mis lapsed koolist räägivad? Ja küsimus oli, põhjenda, kuidas on sinu kool hea või halb koht oluliste asjade õppimiseks. Näete, 139-st 103 pidas kooli heaks kohaks. Halbu jooni tõi esile 44 õpilast. Päris halvasti nägi kooli 10 õpilast 139-st. Ja siit võite lugeda, kuidas kooli kiideti, milliste sõnadega. Ja siin tulebki esile, kuidas kooli kiideti. Vähe õpilasi, väiksed klassid, õpetajate tähelepanu, rahu, pole palju piiranguid, kool on kodu lähedal. Ja väärtustatud loovus, koostöö, väike linn, sõbralik seltskond, väljasõidud, sõbrad. Väga domineerib kõik see, mis on maakoolides käeulatuses kättesaadav. Ja need asjad ei ole kuigivõrd kättesaadavad nendes 32 õpilaselistes klassides, suurtes linnakoolides.
koolides. Nüüd siin teksti näited, lihtsalt laske silmad üle. Need siis autentsed laste kirjapanekud. Ja mille üle nuriseti põhiliselt oli see, et telefone ei lubata kasutada. Telefon tuleb ära anda. Et mõned õpetajad on kurjad, see oli ka. Ja nüüd siis õpetajad. Midagi pole teha, aga kui ma taas ja taas loen üle, kuidas õpetajad oma koolist rääkisid, mul hakkab hea ja ma üllatun taas ja taas. Ja kõigepealt koolis on aus ja usalduslik õhkkond. Ja siin erinevate koolide õpetajad. Mulle meeldis, et isegi hambad on lastel tervemad, et nii hea keskkond on koolis. Rutiini on vähem. Lapsed ei taha ära minna koju. Kui on mingi vaba päev, kipuvad kooli tagasi. Kooli juhtimisstiil on igas neist koolidest demokraatlik. Väideti, õhkkond on avatud, õpetajate siirad jutud. Ma sain aru, et koolijuht on filter, kes filtreerib ära, et bürokraatia ei jõuaks õpetajani. Et ülearune see nõuded, millest ei olene kooli headus, et see jääks kuhugi pidama enne, kui see õpetajani jõuab. Ja õpetaja vabaneb, õpetaja on loov. Õpetajal sünnivad ideed ja nii sünnibki see kooli aastaring, mis on täis tõesti üllatavaid asju igas koolis. Ongi, õpetajate ideed on oodatud. Julgus katsetada, avatust teha. Ja kui läheb asi viltu, öeldakse proovi uuesti. Kui välja ei tule, ikka ei pahandata. Teised toetavad, aitavad, kuni tuleb välja. Roheline tuli ideedele, õpetajate vabadus teha. Õpetajad peavad suhteid väga tähtsaks. Et meil ei ole hirmu. Ja mis on kõige tähtsam? Õpetajad nägid õpilasi väga, ühesõnaga väga mitmevärviliselt, nägid nende probleeme, nende ideede rohkust, nende loovust, seda, mida pelgalt rollis olev inimene ei näe, ta on rollis, teda huvitab see, kuidas ta sooritab ja mis hinde saan välja panna, kui palju ta puudub. Nende koolide õpetajad hakkasid nägema lastes väga kauneid jooni, nad olid vaimustunud lastest, nende ideedest ja õppisid laste mõtlemist tundma, sest õpetaja sai olla avatud lastele, ta ei pidanud olema krampis ja mõtlema, et kuidas ma jaksan, kas ma jaksan päeva lõpuni olla, vaid tal oli tõesti see võimalus, et avastada neid lapsi, keda ta on õpetama sattunud. Ja mis siis veel, õnnelik ollakse sarnasel viisil, eks ole, öeldakse, Dostojevski on öelnud, et kõik on õnnelikud ühtmoodi ja näete, õnnelike koolide rahvas ongi õnnelik ühtmoodi. Ja need on siis need märksõnad, mis me välja korjasime nendest juttudest, küsitlustest, kohalolemistest.
Mulle tundub, et maakoolides on palju rohkem võimalusi kõige selleni jõuda kui suurtes industriaalsetel põhimõtetel töötavates koolides. Et maakoolid peaks olema meie ressurss, meie varandus, meie rikkus. Jah, ja siis õpilase tajus eristus, Waldorf kooli õpilased eristusid. Nad olid murelikud, nad olid lapsepõlve pärast murelikud. Tahaks need mõtted siia tuua. Tajuti muutusi lastes. Väljendati üllatust õpilaste ideede rohkuse, siiruse, originaalsuse ja loovuse üle, aga mida nad veel on märganud? Tasakaalus lapsi tuleb kooli järjest vähem, vanemad on võlaorjuses, laste jaoks pole aega. Lastega koos käib nutinuhtlus, laste meeled on kängunud, sõrmed ekraanil, tähelepanek, lapsed ei suuda enam üle hüppenööri hüpata, ühe jala peal hüpata, ei osata kinga paela siduda, palli ei ole mõni elu sees mänginud. Lapsed ei oskagi mängida, neid on vaja mängima õpetada. See oli 30 aastat tagasi läänes, nüüd on see ka meil. Ja siin palju räägiti õpetaja enesekasvatusest, nii et õpetaja, kui ta ei ole ahistatud koolis ja temasse usutakse, ta siirdub selle juurde, et ta mõtleb iseenda üle järele ja hakkabki tegelema enesekasvatusega. Ja kokkuvõtvalt siis 4 õnneliku kooli mainega õpilaskonna tähenduslike õpikogemuste uuring tõestas, jah, et kui me loome koolis hea atmosfääri ja osapooled tunnevad ennast seal hästi, siis see paneb ka õpilasi suhtuma õppimisse autentselt, huviga, õppimine muutub neile tähenduslikuks. Õpilased teadvustasid, et õpivad ainetele lisaks ka inimliku elu mitmeid olulisi aspekte. Õpilaste kirjeldustest, mida nad sotsiaalses ja enesekohases mõttes on õppinud, vaatas vastu tugev väärtuseline ja eetiline foon. Nii et see eetika oli neist sündinud läbi igapäevaste koolikogemuste, mõtlesid lapsed enda üle järele, suutsid ennast ka kriitiliselt hinnata. Ja õpetajad hindasid oma tööd palju avaramalt kui õppeprogrammi läbivõtmine, mida ametlikult eeldatakse. Õpetajad tunnistasid, et nad on kasvatajad, neis ärkasid kasvataja kvaliteedid. Nad avastasid ja nautisid oma õpilasi, tegelesid enesearenguga. Ja veel kord rõhutaks, kõik koolid olid väikesed koolid, 3 neist sellise kultuuriga, mis võiks sündida igas maakoolis. Nii et tänu siis kuulamast. No nii, minu stamp küsimusele juba Tiiu vastas, aga võtaksime siis praegu napis ajas, võtame ühe küsimuse veel saalist. No ärge nüüd siis nii tagasihoidlikud ka olge. Kas on äkki Katre internetiavarustest? Ja Tiiu, jah, ole hea. Tule räägi siia. Küsiti, kas küsimustikud on kättesaadavad, nad on mul arvutis olemas, kes tahab, võib saada õpilastele. Me oleme neid küsimustikke ennegi teinud, niisugusi avatud vastustega pikki küsimustikke ja lapsed vastavad väga andekalt, siiralt ja huvitavalt. Millegipärast väga vähe tuntakse huvi selle suhtes, mida lapsed ise arvavad oma koolis käimisest. Just, ja sarnane mulje või tunne on jäänud ka nüüd ühe teise projekti, uurimisprojekti käigus, millest tuleb kohe Jüri rääkima, aga selle juurde me jõuame. Tiiu, ära mine veel ära. Ole hea,
Margel on sulle midagi üle anda ja rahval on sulle midagi öelda. Niimoodi. Ja